Käimas on Maarja-aasta ja selle taust on õieti see, et aastal 1215 oli Roomas Lateraani kirikukogu, kus muude küsimuste kõrval oli päevakorras ka missioonitöö. Ja sellega jõuti välja siis ka Baltimaadesse ja oli juttu Liivimaast kui ühest piirkonnast, kus ristiusk peaks süvenema, tugevnema, sest palverännakud Isamaale, Pühale maale olid lõppenud ja sellepärast tuli minna palverännakule Emamaale ja Eestit nimetati Maarjamaaks, Emamaaks. Õieti ristiusk ei ole ju Eestisse tulnud ainult lääne poolt. Tulnud on ta ka ida poolt ja õieti on ta oluline Neitsi Maarja, Jumala ema, kui Kristuse poole juhataja ja eestpalvetaja mõlematele, nii hästi ida kui lääne kirikule. Vahest on küsitud ka seda, et mis siis ennem Maarjamaad oli. Siis ei olnudki tegelikult midagi muud kui ainult omavahel tihti vaenujalal olevad suguharud. Ja ristiusk kui niisugune on tegelikult ühendanud Eestimaa rahva ja sellele tulenevalt siis me saame rääkida tõesti Maarjamaast kuni tänase päevani. Sellel aastal on nüüd plaanis väga lai ürituste spekter. Eesti rahvas on laulurahvas, nii et kõige rohkem ongi lauluga ja muusikaga seotud üritusi, Maarja laulude festival, muidugi see avavesper iseendast juba selleks kirjutatud, järgmisel aastal kiriku laulupäev, Maarjamaa, Isamaa ja nõnda edasi ja edasi. Väga olulised on haridusprogrammid koolidega, eriti nüüd kristlike koolidega koostöö, mitmed näitused on tulemas palverännakud Maarja kirikutesse, konverentsid, mis seda teemat käsitleksid ja tundub, et see võiks olla ühiskonda puudutav teema, nii nagu ka minister Pevkur seda oma avakõnes väga selgelt rõhutas.